Ja kui me enne käisime uurimas, mida arvavad õnnest linnainimesed, siis nüüd oleme tulnud vaatama, mida mõtleb tõeline maasool, praktiline maarahvas. Öelge palun, mis on teie jaoks õnn? Kui loomad on terved ja ise terve ja mis sa hing veel tahad? On ju nii? Nii on. Kas te arvate, et loomade jaoks on õnn midagi teistsugust kui inimeste? Millal teie kitsed on õnnelikud näiteks? Nad on siis õnnelikud, kui ma tulen leiva jälle kott käes ja siis igaühel viskan jälle suhu leiba, siis nad otse naervad. Ja hiljuti tuli siia ka väärkoheldud lehm Triinu, et kuidas tema nüüd vastu peab, kas tema on õnnelikumaks muutunud? On õnnelikumaks muutunud, tal isegi jälle nägu närab kogu aeg. Vaadake ise, suu on heinu täis, kui otsa saab, panen aga jälle. Ja ma ei oska ta kohta mitte ühte halba sõna öelda. Ja kitsed teda ei puksi? Ei, pisike kits käib ta juures, söövad vahest ühest potist, mingi probleemi ei ole. Nii et siin vana aasta lõpus saavad kõik omavahel väga hästi läbi? Saavad küll. Nii kui Triinu Siilauto tuli, oli köpsu tema juures, vaatas tal otsa ja oma poiss. Kas kitsed oma keskis lollusi ka teevad? Ikka teevad, otse vallatult, kui nad lahti on. Ja nad ei väsi ära. Enne väsin ma vaatamast. Ja kuidas kukkede ja kanadega? No, mina nimetan neid vanapariks. Kas teil on peale nende loomade, mida siin näha on veel mingeid loomad? On küll, jänesed on ka. Ja jälle, need on seal hoovi peal või seal aetes on need. Ja jälle, neid on ka ülearu palju veel. Aga potis ruumi on vahest. Ma vaatan, et kits üritab mul siin saapa paela süüa praegu. Kas see on tavaline? See on täiesti tavaline. Ta ronib, kui ma ütlen, istun kuskil, lõikan kartult või midagi, siis ta ronib sulle ka. Ja selge ja kus iganes. Selline lembeline? Lembeline, ta on lembeline küll. Ühetu ma ütlesin, ma viskan sen taeda, aga siis läks süda läks, maatsi jookse peal lapsring. Ja teie käite siin loomadega rääkimas ka, ma saan aru? Jah, räägin küll. Täitsa valjust räägin. Mõni päev, kui äkki ukse taga kuuleb, et vanaita on lolliks läinud. Aga ei ole küll. Ma räägin loomadega eluaeg rääkinud. Mul on eluaeg loomad olnud. Ja jällegi, kunagi oli Siilautos 5 lehma ja siis pluss nende vasikad. Seal olid sead, olid lambad. Pole probleemi olnud. Mulle meeldivad loomad. Kuidas teie siis aastavahetuse vastu võtate? Kas siin samas? Siinsamas loomade keskel. Sest külas inimesi vähe ja need, kes veel natuke apalembelist on, need on kodu, need teeb suuda ja kogu lugu. Aga nad rääkivad minuga siin ja ma iga aasta oma loomadega siia jõurnud. Teie napsu ei võta? Ei, oota kohe. Enne vanast ma võtsi küll. Ei, ma pole pitsi üht sülitanud. Ja jälle 16 aastat ei ole pruukinud. Joote kitsepiima? Kitsepiima. Ja jällegi, aga seda ma nüüd ei ütle, et kui mõni uus mark on ikka, sõrmkübara täie, mitte rohkem. Ma ei tea, äkki läks loksi valmis, vanasti tegin, püsiks tüminek ära küll, peast nalja sai. Aitäh! Kaunist vana aasta lõppu teile ja teie loomadele. Ja teile ka, head vana aasta lõppu ja kallist 3 kuningapäeva.